anname nüüd siis järjekorras sõna rahvuspargi peametsaülemale Arne Kaasikule ja kui teil on rahvuspargi kohta mingeid küsimusi või muresid või probleeme, siis nüüd on õige mees, kelle käest saate kõike küsida. Ja siis selle jääb natukene pilte ka pargi kohta. Täna on juba hulga huvitavaid ettekandeid kuulatud ja võib-olla ma natukene mõned momendid sellest peatun ka. Võib-olla kõigepealt esimesel ettekandel Lembik Sarapik rääkis õpperaja andmestiku kogumisest ja selle kohta võib-olla veel ka mõni sõna juurde. Õpperaja kirjeldus on meil koostatud mitmeid ja kui nüüd tuleb keegi spetsialist, näiteks mõni botaanik või kes tunneb geoloog, tuleb seda õpperada kirjama, tal on erialateadmised väga head, aga niisugust andmestikku, kohalikku andmestikku need inimesed ei tunne ja seda kohalikku, niisugust, mida kirjasõnas ei leia selle ala kohta, seda peavadki just ikka kohalikud inimesed andma ja kirja panema. Ja sellepärast on tõesti hindamatu väärtusega ükstapuha, kogu rahvuspargi territooriumil ükstapuha, mis küla kohta, mis ala kohta niisugune andmestik. Sest võib-olla, et see moment tänavu aasta seda otseselt vaja ei lähe, võib-olla järgmisel aastal, võib-olla 5 aasta pärast seda just läheb vaja. Ja niisugust andmestikku koguda, see on väga tänuväärne asi. Ja siin võib olla veel niisugust asja, mis on loodusega seotud. Kas on näiteks kohanimed, kuidas nimetati seda metsaosa või teist heinamaad, missugune oli selle talu heinamaa seal metsa sees, võib-olla nüüd on ta metsa juba kasvanud, aga kus ta oli, kuidas seda nimetati või kuidas nimetati mõnda puud küla juures või talu juures, mis mälestused selle puuga või seoses on või mõne kiviga või nagu nüüd, eks siin Ülle Jahiloogi ütles siinsamas Palmse taga metsas on Kristi kivi, kus 3 mõisa piir saab kokku. No seda väga vähesed seda teavad või mäletavad ja võib-olla mõne aasta pärast seda enam ei teagi, aga need väga huvitavad asjad, et niisugused asjad kõik saaks kirja pandud. Et mitte üks inimese elu olu kohta andmed, vaid ka just kogu ümbritseva looduse kohta, kus inimene elab. Kas ka niisugust andmestikku kirja panna. Ja ühes niisugust näiteks on ka Arno Leppnurme aktiivse kodu-uurija poolt koostatud õpperada lääne pool Muuksis. Tema on ka kohalik kodu-uurija, põhiandmestikku kogus tema, aga siis seda õpperajal käisid ka muidugi veel spetsialistid, botaanik, teised, kes siis seda nagu käsikirjad täiendasid omalt poolt, juurde lisasid ja nii sai täitsa kena õpperaja, see on Muuksi kandis kokku, mis juba ilmub aasta algul kirjastuse Eesti Raamat poolt juba suure tiraažiga, nii et aasta algul ta saavad juba kõik seda osta. Ja niisugust tööd on kohe hästi vaja teha. Võib-olla, et küllaltki rahvuspargist on juba kirjutatud, nii siin kui seal on räägitud, aga siiski saab ütlema, et veel mitte küllaldaselt. Sest ikkagi kohalikud inimesed paljud siiski on vähe sellega kursis, nad ei tea, mis asi see rahvuspark ikka on. Ja siis nad niisama arutavad omast, kes tekib igasugu omapoolseid mõtteid ja arvamusi selle kohta. Ja nii võib päris asju tulla välja tegelikult, mis üldse olemas ei ole või niisuguseid nagu kuulujutte palju levida. Selles mõttes siiski peaks rohkem ikkagi rääkima siis rahvuspargist, rahvuspargi mõtetest, tegemistest. Ja võib-olla palju meil siin töötajaid ei ole rahvuspargis, aga me püüame ikkagi rohkem edaspidi nii kogu territooriumil nagu kohtumisõhtuid teha ja kus siis ühiselt nendest probleemidest ja muredest rääkida, et siis ära hoida niisugused arusaamatud. No rahvuspark, see on üks niisugune asi, mis ei ole siin meil välja mõeldud, et see on üks oma kindla mõistega kaitseala kategooria, rahvusvaheline. Rahvuspargi liikumine tekkis juba üle 100 aasta tagasi, kõigepealt Ameerika Ühendriikides.
sest nagu inimese elulugu, eluolu, ajalugu, mida aeg edasi läheb, seda vana enam ei mäletata, kõiki kirja ei panna, aga nii on ka täpselt loodusega, sest loodus samuti muutub. Ja eriti just viimasel ajal muutub loodus eriti kiiresti ja sellepärast võib-olla ütleme 50 aasta pärast siin elavad inimesed, noored, õpilased enam ei oskagi ette kujutada, missugune see Eestimaa välja nägi, missugune ta looduslikult oli tegelikult, Eestimaa loodus, sest ta niivõrd on ära muudetud, kultuuristatud inimese poolt, et see nii oma suvaliselt ümber muudetud. Ja sellepärast on samuti vaja hoida ka suuremat looduslikku ala sellisena, nagu ta oli ja samuti kui inimkultuuri, inimpärandit sellel alal. Ja eks nendest samadest mõtetest ajendatuna ka rahvusparkide liikumine Ameerikas alguse sai. Et siis Ameerika just raudteede ehitamisega sai kättesaadavaks kogu Ameerika manner ja tuli astuda juba siis samme, et seda Ameerika looduse osasid säilitada tema nii puutumatuses, nii nagu ta on, ilma et inimene oleks seda ümber muutnud juba. Nii et ta on tegelikult üks looduskaitseala kategooria. Looduskaitsealasid on ka teisi, nagu meil on riiklikud looduskaitsealad, on osalised kaitsealad, kas siis lihtsalt botaanilised kaitsealad, nende kaitsed ja väga mitmesugused kategooriad on üle maailma. Samuti üks kindel kategooria on ka rahvuspark, millel on sama mõiste ja oma erinevused teistest kaitsealadest. Näiteks riikliku looduskaitsealaga, mida meil ka Eestis on 4 tükki olemas, Matsalu ja Nigula Viidumäe, on meil 2 ühist eesmärki. Kõigepealt looduse kaitse tervikuna, teiseks selle looduse uurimine, mis sellele alale jääb, et teha siis järeldusi looduse elust ja olemusest. Aga rahvuspargil on siis ka 3. eesmärk, mis looduskaitsealadel puudub ja see ongi siis tema eriline eesmärk. See on siis kogu selle looduse ja inimpärandi, inimkultuuri tutvustamine sellel alal ja selle säilitamine. On palju mõtteid avaldatud, miks meil Eestis rahvuspark just Põhja-Eestisse rajati. Paljudele just Põhja-Eesti inimestele, kes käivad Lõuna-Eestis, meeldib see kant rohkem, see on ilusam. Et miks ta just siis Põhja-Eestisse tegi, oleks võinud ka siin Haanja võrgustikule teha, et seal on loodus palju ilusam ja uhkem ja siin on siis põhjuseid palju, miks ta just Põhja-Eestisse ja ilmselt siia rajati. Kõigepealt võtame looduse. On küll Lõuna-Eesti ilus, kuid Lõuna-Eesti see ilus maastik ei oma nii laialdaselt mingit väärtusest. Niisugust kupeljad, järvedega moreenmaastikut, kui sõidame lõuna poole, näeme Lätis, näeme Leedus, näeme Valgevenes. Nii et teda näeb igal pool, ta ei ole üldse haruldane. Ta on sellele Baltikumile täitsa tüüpiline. Aga Põhja-Eestit niisugust maastikku palju mujal ei leia. Ja selles mõttes on nii looduslikult Põhja-Eesti maastik võib olla nii väärtuslikum, kui on see Lõuna-Eesti. Ja just selles piirkonnas, kus see Lahemaa rahvuspark nüüd rajatud on esindatud 4 täiesti erinevat maastikukategooriat. Rannikumadalik, geograafiline Lahemaa, mis on mere alt aastasadade jooksul nagu vähe üles kerkinud, siis see paepealne tasane ala, kus mulda ainult õhukene kord pae põranda peal, kadastükega loopealsete ala ja millest juba juttu oli, ka tükike kõrvemaad, Vahe-Eesti, metsade, soode ala, mille ajalugu tuleb just otsida 10 000 aastat tagasi, jääaja lõpus
sest jääaeg kujundas just selle Vahe-Eesti Kõrvemaa maastikku ja sellest tingituna on kogu siis ka edaspidi inimese poolt selle ala kasutamine juba lähtunud. Ja üks niisugune moment on selle asja juures, et varsti Põhja-Eesti nii looduslikku maastikut enam praktiliselt ei ole, sest ida poolt on põlevkivibassein ja nüüd juba sellel 5 aastat, kui rajatakse Kunda Telja piirkonda tohutu võimsusega uus fosforiidimaardla, fosforiidi ümbertöötamise tööstus. Nii et praktiliselt siia Lahemaa rahvuspargi piirini idapoolne looduslik Põhja-Eesti kaob täiesti ära, muutub täiesti kultuur ja teismaastikuks, aga sama võib ka öelda lääne pool rahvuspargi piiri muutub samuti juba Põhja-Eesti loodus täiesti teismaastikuks. Nii et sellepärast see rahvuspargi ala, see vahepeal väike tükike Põhja-Eesti loodust, siis on ka tulevikus võib-olla üks ainukene, mis siis oleks ka näidiseks Põhja-Eesti loodusest ja keset inimese poolt muudetud tehnoloogiat teismaastikku. Ja muidugi üks oluline moment on ka looduskaitseala moodustamisel see, et seal inimesi väga palju ei ole ja selles mõttes on ka see ala hea, sest inimene asustus on siin ikkagi 2 korda väiksem kui Eestis keskmiselt ja sellepärast ei ole ka muidugi inimene teda eriti nii ümber veel muutnud, et see ala on küllaltki looduslik. Ja ka meie Eesti rahvuspargil on võib-olla üks eripära võrreldes teiste riikide rahvusparkidega. Nii et mujal on ikkagi rahvuspargid mõeldud eeskätt just looduse kaitseks ja rahva kultuuripärandi kaitseks on teised kaitseala kategooriad olemas. Aga meil on need, nagu meil väike maa on, väike see Eesti on ja sellepärast on need nagu 2 eesmärki ühendatud. Looduse kaitse ja kultuuripärandi kaitse ühes rahvuspargis. Ja ka selle poolest on meie rahvuspargi alal esindatud nii randlase eluolu, randlase ajalugu, kuidas tema looduses elas, kuidas tema loodusega kokku puutus, aga samuti ka põllumehe ala juba siin Palmse piirkonnas, mis on juba täitsa tüüpiline põllumajanduslik ala. Ja muidugi, et nüüd teha õigeid järeldusi kogu selle ala kaitseks, kuidas seda nüüd tutvustada inimestele, mis ta endast kujutab, selleks on vajalik muidugi küllaltki suuremahuline, laiaulatuslik uurimistöö, sest siiamaani on siiski veel olnud see väga vähene ja et teha ikka nii suuremaid perspektiive juba rahvuspargi arenguks on vaja väga põhjalik uurimistöö. Sellega on ka nüüd alustatud, sest on vaja hakata uurima juba sügavalt maapinnast peale hüdrogeoloogiast, geoloogiast, siis see pinnavorm, kõik see, mis maa peal kasvab, taimestik, linnustik, loomastik ja kogu kultuuripärand, kuidas inimene on siin elanud, tema eluolu, etnograafia, nii et see on üks väga ulatuslik ja laiahaardeline uurimistöö, mida meil võib-olla Eesti alal ei olegi siiamaani olnud. Et niivõrd erinevad ametkonnad hakkaksid ühte ala niimoodi kompleksselt ja üheskoos uurima. Ja sellepärast ta muidugi ka nii kergelt ei lähe, tekib väga palju raskusi, administratiivseid kui muid, aga siiski see asi on nüüd käima pandud. Ja selles osas on ka väga suur just panus kohalikel kodu-uurijatel, teistel aktivistidel, sest just niisuguse andmestiku osas, mida kirjalikes allikates ei leia, vaid mis just ka siin, nagu siin täna räägiti,
mis just on nii nende vanade inimeste meelest nagu talletatud ja et seda nagu kirjasõnana säilitada, paberile panna, see on siis üks väga tähtis asi, sest need uurijad, spetsialistid uurivad oma alasid, kas just on geoloog või botaanik, aga just niisugust rahva eluolu ja kohalikku ajalugu eripära, seda teavad ainult kohalikud inimesed kõige paremini. Ma ei tea, kui on küsimus, siis ma vastan küsimustele. Palun, jah. ja pärast pargijasse ja nüüd ehitasid sauna ja tehti sinna ja nüüd äkitselt korra tulevad piirisaadusele sisse ja kõik on läinud. Kas on kindlalt midagi? See oli täiesti nagu eriolukord. Sellepärast me ei hakanudki tegelikult sinna eriti suurt midagi tegema, sellepärast et piirivalve ei andnud seda hoonet, ta andis ainult rendile seda meile. Tema päriselt seda oma bilansist ära ei andnud, see oli nagu tema oma. Tema andis meile rendile, et võime seda hoonet kasutada selle tingimusel, et kui me riigikaitseline olukord seda nõuab, kui nad peame üle andma selle hoone. Ja sellepärast me muidu ei hakanud ka midagi suurt sinna tegema, me kasutasime lihtsalt uurijate majutusbaasina teda, natukene muidugi remontisime, sest me muidugi teadnud, millal see vajadus tuleb, võib-olla 50 aasta pärast, võib-olla ei tule üldse seda vajadust, aga see vajadus siiski tänavu tuli ja me andsime selle hoone tagasi. Ei, sest see oli lepingus, et me pidime hoone korras hoidma. 50 aasta pärast meie noored enam ei tea, et no selle kohta on muidugi juba dokumendid olemas, arhiivis säiluvad. Rahvausas meil on seal niisugune jutt, et lähema rahvuspargil ei ole raha, mis nad teevad, mis nad ehitavad. Mis nad siin ei saa, siis maksusime töörühma ja seal oli ära, et ei ole raha. Ma ei tea, raha osta on ikka, aga kõige hullem on tööjõu puudus, on kõige suurem. Tööjõud läheb ära, mul läheb ära. Ja ei ole tööd. Selles küsimuses küsige Pauli käest näiteks, tema on meie vana Lahemaa töömees. Üks esimesi töömees siiamaani. Ja töömeeste nimekirjas 3. võiks öelda meil, küsige Pauli käest, mitte ainult vanusest, aga ütleme parki tuleku suhtes, et küsige Pauli käest, kas ta on halvasti teeninud ja kas tal on paha olnud. Raha puudus on kätte tulnud. See sõltub vast mehest ka ikka, ma mõtlen. Mul on saanud varsti seal 5 aastat. Kui ma tööle läksin, aga mina ei saanud selle üle kaevata, et mul pole makstud. Ei niisugust seda, ta oli kuidas, et ei ole maapeal ja kätte. No jaa, keskus oli ainult niisugune töö, et taheti hoida seda maja korrast ja Saun ei juu. No aga saun oli seal, et Aga nüüd tema tegid kes seal käisid, olid nüüd asjad, kuidas sa jõulutust ka teha. Aga mida, ja kuidas on püsti kautta? Kui metsa üles tegema, meil on näiteks ütleme, kas võib vanapuudida, hoidida. Vahepeal öeldakse, et ei saa. Kõik võivad tuppa tulla. Lahemaa raudtee territoorium on nagu liiklik jahikeeluala. Täpselt sellele vastav, nagu mujal, meil Eestis liiklikud jahikeelualad, nii on kord ka siin täpselt. Aga meil lahepõhjus, kuhu kas ma vahel merealal lahepõhjus. Aga see on ema küll poole, ma ei saa veel sibavuta. Kas ma pean ise minema vaatama või? No nagu igal pool mujal on neid kõsi mehi, kes armastavad ikka metsast alaja lasta ja eks on ka siin, ega neid ei saa. No jahiga on niimoodi, et jaht on üldiselt, sportlik jaht on keelatud, sest see on juba üks esmane nõue rahvuspargi statuudil, kui niisugust asja ei ole, siis ei saa rääkida ka rahvuspargist. Ja muidugi
kõike, mis on vaja, sest kui inimene on juba vahele seganud korra oma looduslikku tasakaalu, oma loomastikku tasakaalu, need loomastik ise enam ei saa ju reguleeruda, sellepärast peabki inimene edaspidi siia vahele segama ja ikkagi mõnda liigi arvukust vahus ise hoidma, tähendab reguleerimisega, laskmisega. No kas või ütleme näiteks, meil oluliselt ju puuduvad kiskjad, sest me ei saa ju neid kiskjaid vabalt siia elama asuda, sest nad hakkavad inimesele kurja tegema ja sellepärast, et on vähe kiskjaid, tuleb väga palju põtru, kitsi, metssigu, sest need looduslikud vaenlased puuduvad peale inimese ja sellepärast inimene siis peab ka nende arvukust reguleerima, olema kiskja ees. Ja praegult on niimoodi, et meil on nagu ühiskondlikud kohalikest jahimeestest, on ühiskondlike jahimeeste võrk, kes siis lasevad, reguleerivad arvukust nagu niisugusest piiridest, nagu ta normaalne on. Ja selles mõttes nüüd niimoodi asi ei ole, et mitte midagi enam ei lasta, lastakse küll, aga siiski kontrolli all ja niimoodi, et see korras oleks. Ja ega niimoodi ei ole, et ka mujale veel Eestis, et ükstapuha, kes võtab püssi ja läheb, laseb metsas, no kas hunti või kanakulli või selleks on ikkagi vaja eriluba, ka röövuluki luba, meil kogu vabariigis, igal pool Nõukogude Liidus, nii on ka meil. Kui on vaja hunti lasta. Ma segan vahele, kanapulliga on see niisugune asi, et kui ta tuleb ja kus ma sõidan praegu, ma saaksin seda lasta, aga kus ma tulen seda eriluba võtta. Tegin nagu seda no kui tema on seal, eks ta siis, ega ta kuhugi ei lähe, kui ta ühes kohas ja ühes piirkond elab ja niisugune kord meil kogu Nõukogude Liidus on. Palun, jah. Suur osa sellest ju voolab läbi rahvuspargi territooriumi, peale selle võetakse järjest põdenud näoga valgust kaitsosas, kui ma võin oma tähelepanekute põhjal kinnitada, nii halb olukord, nii reostatud seda loobuja vesi kunagi olnud praegusel alal. Maikuus me mäletame, me käisime rahvuspargi inimestega tihti kallaste nägime, mis on sees. Suvel oli tõepoolest paar kuud oli vesi puhas, see näitab, et saab kasutada võtta hoida. Kuid septembris muutus ta jällegi selliseks reovee kanaliks, et juba 10 meetrite kauguselt haiseb lihtsalt. Ta on haiseb nii nagu mingisugune pesuvesi, vesi oleks sinna sisse lastud. Küsimus on selles, kas on lihtsalt asjad lihtsalt uuritud, seal on väike ettevõte taga, eks ole, kästlise teha. Kas on lihtsalt asjad tõsiselt vaadatud, miks see nii on, võib-olla piisab selle inimeste heast tahtest ja mitte suurte summade kulutamiseks, et asja korda teha. See on nii on häbipest ja loobuja rõhutamise küsimus on päevakorral olnud, see on juba väga pikka aega, aastaid ja tänavu on eriti raske, sellepärast just, et tänavu külm võttis palju kartulit ära, mitte kartul, et seda mitte lihtsalt aia taha visata, püütakse siis kõigselt tärkliseks teha. Ja sellepärast on ka väga suur tootmisvõimsus, väga suur tootmiskoormus, seal piirituse kombinati tärklised tehil Kadrinas ja sellest ka tuleb väga palju jõkkirõustust, kes on põhirõustaja. Ja paraku on niimoodi, et muidugi ka nüüd on tänavu rohkem tehtud selle jõe kaitseks. Nimelt arvutati välja üleliidulise juhendi järgi loobujõele tekitatud kahjutasu. Ja see tuleb kuskil, esialgset arvutuse kohta tuli kuskil 500 000 rubla. Nüüd, jah, 500 000, aga ilmselt see veel tõuseb, sest nad arvutasid ümber, sest proovipüükidega saab teha kindlaks selle kala olemi praegult, mis seal jões on. Praegult on seal kala kuskil 100 ruutmeetri kohta on lõhilasi, tähendab merekorelli ja lõhe noorkala järke kuskil 5 tükki
100 ruutmeetri kohta. aga normaalne oleks selles jões kuskil 35-40. ja need 5 tükki on loobudammid, aga need üksused. ei ole. Ei ole. ja Kõik nüüd elavad. selle järgi arvutatakse kahjutasu ja siis ettevõte peab selle kahjutasu kinni maksma. see tuleb juba siin üle 500 000 rubla. ja inimene peab ostma rubla 50 kilo ja siis on. asi on niimoodi, eks ole, me riigiplaan näeb ette, et nii palju tuleb tärkist teha, et see tärkis peab tulema, eks ole, teisest mõttest ta muidugi maksab palju rohkem selle eest kahju, aga no nii meil on, plaanimajandus on puhastusseadmed olid plaanis Kadrinas ehitada 77. aastal, kuid nüüd millegipärast lükkusid nad ilmselt 78. aastal juba. ja ka noh, jõe peal elanud ja 25 aastat südamevaluga näinud, kui palju